Luuka evangeeliumis on selline lugu, kui Jeesus puhastas 10 pidalitõbist, kes said terveks ja saatis neid, et minge näidake endid preestritele, see on Luuka evangeeliumi 17. peatükk ja ma algan siis 15. salmist. See on juba siis, kui üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles, mine, sinu usk on su päästnud. Vaata, lugu on selline, et kui me tuleme tänus Jumala ette, tegelikult siis me saame järgmise sõna. Ja vaata, osad inimesed vahest ütlevad mulle, et nemad Jumalat ei kuule. Kontrolli järgi, äkki sa ei täna Jumalat. Sest vaata, nii kui sa tuled tänus Jumala ette, siis Jumala suu läheb ka lahti. Ta ütleb sulle ka veel midagi. Ja sellepärast on see nii, et me vahest võib-olla ootame, et Jumal hakkaks väga meiega rääkima, aga meie asi on ka tegelikult tulla Jumala ette, avada oma suu ja teha seda kogu oma südamega, kiites, tänades ja ülistades Jumalat. Nii et vaata, see tänu on tegelikult loomas seda nagu seda sidet, seda tagasisidet. Ma usun sedasi, et meie sellised elu juures on ka samamoodi, et rõõmsamini teeme nendele kingitusi, kelle käest tänu ka tagasi saame. Ja sest see võib ära kustuda selline tahtmine teha, kui see tänu sealt nagu ära kaob, et kaua sa ikka see hea oled. Ja sellepärast on kallid, nii see on, et see on üks loomulik tegelikult selline tagasiside, mida tegelikult ootab ka isa taevas. Ja sellepärast kallid, nii see on, et on laulupidu, plaksutatakse autorit välja ja tahetakse tänada selle ilusa laulu ja nende sõnade eest või mis iganes seal rahvale siis meeldis. Ja see on nii loomulik, et oodatakse, et autor tuleks ja et kellele saaks tänu ütelda. Ja sellepärast, kallid, täna oleme autorile tänu ütlemas. Ta on meile elu kinkinud, ta on meile elu plaaninud, ta on meist hoolitsenud ja sellepärast ma usun sedasi, et issand, tal on väga hea meel ka, kes tänasel õhtul on tulnud ka talle tänu ütlema ja ma ei mõtle, et ainult me siin oleme, kes on kodudes seda tegemas või kus iganes täna, Jumal paneb kõiki tegelikult tähele, kus need samaarlased täna kõik ka siis iganes on. Nii et tänu on väga vajalik just selliseks kontakti jätkumiseks. Ja eks vaata, Vanas Testamendis olid need tänuohvrid, mida toodi. Ja need olid kohe sellised pidevad asjad. Ja mida inimesed nagu tegid. Ja sellepärast see samamoodi tegelikult hoidis Jumalaga sidet. Rooma kirja 1. peatükis on selline väga oluline tõde, mida Paulus kirjutab, ütleme Rooma 1.24, kus ta on öelnud, et natuke ennem 21, sest et nad Jumalat tundes ei ole siis teda ülistanud ega tänanud kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Nii et vaata, mis teeb pimedaks teeb see, kui tänu ei tule. Aga vaata, kui Jumala käest saame järgmise sõna, siis see sõna on meile selleks meie jalale lambiks. Ja ma usun sedasi, et vaata, aastavahetusel me oleme samamoodi väga nagu ootamas, et mis sõna me saame, et mis siis nagu toimuma hakkavad, mis siis tuleb. Ja sellepärast on vaja kõigepealt tänada ja küll siis see sõna ka tuleb, mida Jumal meile siis ütleb. Mida me tegema peame, kas läheme preesterile näitama või lähed lihtsalt, et su usk on sind aidanud, mine ja ela. Nii et Jumal ise teab, mis ta sulle tahab ütelda. Ja nii et ja eks piibliraamat on samasugune raamat, see on Jumala sõna. Ja sellepärast on nii, et kui sa tänuliku südamega tegelikult oled ka Jumala sõna juures, ma usun, et sa avaneb palju rohkem. Ja sellepärast täna alati juba ette selle sõna eest, et sa seda lugeda saad. Ja täna üldse selle eest, et Jumal on üldse meid, kuidas ütelda, valinud ja kutsunud, sellepärast, et see on nüüd üks selline eriline asi tegelikult, mis meile nagu kuulub, on see, et Jumal on meid valinud ja Jumal on meid kutsunud. Mattiuse evangeeliumis siin samas need 11 peatükk, need salmid 25, kus Jeesus tänab ka isa. Tol ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Ja kõik on mu isa andnud mulle,
ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa ja ükski ei tunne isa vaid kui poeg ja see, kellele poeg iganes tahab, siis seda isa ilmutada ka. Ja sellepärast, kallid, see on nii seotud tegelikult sellega, et Jumal on meile tegelikult seda kutset tegemas, Jumal on meile ilmutamas, no Korintuse kirjas seal 1. peatükis on öeldud, et on valitud need rumalad ja nõrgad ja alamast soost aga vaata, see on tegelikult Jumala valik. Ja sellepärast, kallid, me täna oleme siin ka, ma usun sedasi, et see rahvas, keda Jumal on kutsunud ja valinud, sellepärast, et ei käi kõik inimesed mitte niimoodi hoolsasti koos Jumalaga, aga see on üks eriline tegelikult arm, mis meil on osaks saanud, et Jumal on meid nõnda just ka kutsunud. Ja sellepärast ja usun seda, et see sõna, mida täna Jumal on andnud, ja ma sain juba siin nagu nädala sees seda sõna ja see sõnum, mida ma täna jagan, oli mul enne valmis, kui eelmise pühapäeva jutlus ja ma olingi nii, et ei saanudki aru, et miks need nagu tagurpidi tulevad, tavaliselt tuleb nagu järjekorras. Aga leidsin sedasi, et issand ütles, et vaata see sõna, mida sa tänasel õhtul räägid, et see on selline sõna, et see ei ole massidele. Et see on selline nagu rohkem nagu selline isiklik asi. Vaata, see on selline moment, et nagu Mattiuse 13. on samamoodi, et tähendamissõna külvas see kõigile räägitud, aga kui nad tulid oma ette ja olid koos, siis 13.9 Jeesus räägib, et kel kõrvad on, kuulgu, eks. See on nagu see viimane mõte, mida ta seal avalikkuses ütles. Aga jüngrid astusid ta juurde ning küsisid temalt, miks sa räägid nendele tähendamissõnadega? Ja Jeesus ütles, et teile on antud mõista taevariigi saladusi, aga neile ei ole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on eriline tegelikult, et kui meile Jumala sõna üldse lahti läheb, et kui me sealt ilmutusi saame ja kui me sellest nagu saame rõõmu tunda ja see ei ole mitte kõikide inimeste osa. Ja sellepärast, kallid, kiitus Jumalale, et võime olla need inimesed, keda Jumal on just sellisel moel on valinud. Ja nüüd on nii, et mõtleme nagu selliselt, ma kuulasin ühte Andrei Zapovalovi sellist jutlust, et seal oli selline pealkiri umbes, et aga miks sina just kuuled Jumala häält? Et miks teised ei kuule ja miks sina just kuuled? Ja vaata, see lugu ongi niimoodi, et vaata, mõnele inimesele kuulutad ja räägid ja ta kohe kuuleb tegelikult Jumala häält. Ja teisega võid tegelda ja aastaid tegelda isegi ja ta ei kuule seda, et Jumal on teda kutsumas, Jumal on temaga rääkimas ja lihtsalt nõnda ongi. No seal on üks moment on juures, sellepärast et vaata, kas isa ennast ilmutab ja vaata, kas Jeesus on isa ilmutamas ja kas püha vaim on tõmbamas ja vaata, meie kellegi jaoks püha vaim olla ei saa. Me võime rääkida Jumala sõna, aga kui Jumala vaim ei hakka selle juures tööd tegema ja kui nad issand häält ei kuule, siis midagi teha ei ole, siis see jääb lihtsalt inimeste sõnadeks ja nende mõistus seda niikuinii kinni püüda ei saa ja mõistusega nende asjadega niikuinii tegelda ei saagi. Ja sellepärast on see nii, et kui sa oled kuulnud Jumala häält, siis sa tea seda, et sa oled erilises kategoorias. Kellel on nagu see kõrv kuulda. Igalühel ei ole kõrva kuulda, lihtsalt ei kuule. Sa võid talle kuulutada ja rääkida ja ta ei kuule. Ja sest evangeeliumi kuulutus üldiselt ongi selline asi. Kuulutad ja räägid. See oli 4 pühapäeval täpselt samamoodi. Jeruusalemmas oli rohkem rahvast kui 3000, aga 3000 tulid välja. Sellepärast, et seal ei tulnud kõik. Tulid need, kes tulid, need, kes kuulsid, kellele see sõna läks südamest läbi ja need tegelikult siis ühesõnaga tegid oma otsuse ja küsisid, mis me peame tegema ja lasid ennast ristida ja nõnda liideti neid siis koguduse juurde. Ja nii seal see kogudus ju tegelikult sündiski. Ja sellepärast nii see on, et ja nüüd ongi nii, et ja see on, ütleme, see kutsumise ja valiku teema, see on tegelikult üsna raske teema. Sest kui me jõuame nagu mõtetega sinna, näiteks, et kuidas nii Rooma kirja 9. peatükis, kuidas räägitakse meile sellest, et kuidas Jumal armastas seal Jakobit ja vihkas Eesavit või Malakia kirja alguses samamoodi, et ja ennem seda, ühesõnaga, kui nad oleksid üldse midagi teinud, siis ütleme, et ma teen korraks selle lahti ja sest, et see annab meile nagu mõista seda, et siin on midagi palju suuremat, kui meie oleme, Rooma 9. peatükk. Ja sellepärast see on küsimusmärk, ütleme, et küsimus ongi nagu selles, et teate, kuidas üldse, ütleme, ka Rooma kirja seletusega on aegade jooksul on olnud nii, et kuni 8. läks lõbusalt, aga sealt 9. kus hakati Iisraelist rääkima, seal paljud piibli kommentaatorid üldse lõpetasid, sellepärast et see nagu tundus üks selline asi, nagu ütleme 9. ja 10. ja 11. on. Ja siis meil on jälle, me teame sedasi, et 12. peatükk on meil jälle üks kallis peatükk, et kuidas me neid meelepäraseid ohvrid tahame olla Jumalale ja seda ära tunda. Aga nüüd see Rooma 9, kust me loeme, ja siin on ütelda nii, 10. salm,
võtan siit, ent mitte ainult temaga, vaid ka Rebekaga oli sama lugu, kui ta jäi lapseootele meie esiisast Iisakist. sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima, mitte tegude, vaid kutsuja pärast, öeldi talle, suurem orjab vähemat, nagu on kirjutatud, Jakobit ma armastasin ja Eesopit ma vihkasin. Ja mis me siis ütleme, kas Jumala juures on ebaõiglus? Mitte sugugi. Ja sellepärast on kallid, vaata on üle mõistuse meile. Jumal vaatab meie elu peale juba ette ja ta tunneb ja teab, et mida meie tegelikult tegema hakkame. Ta teab meie pikal olemised, me käimised, ta teadis, et 25. aasta 31. detsembril see rahvas on siin paigas selles kohas. Jumal väga täpselt teadis seda, sellepärast, et tal on kõik tegelikult teada, meie seda ei tea, et neid asju, kuidas meil need võimalused, asjad on, aga Jumal teab, et sul on tervis, sul on tahtmine, sul on usk, sul on otsus ja sellepärast sa oled täpselt selle koha peal, kus sa tänasel õhtul oled ja sa oled niimoodi, et sa oled nagu valmis Jumalat kuulama. Ja sellest Jumal ütles, et sellel õhtul tuleb selline rahvas, kellele mina tahan rääkida ja sellepärast mina nagu, issand ütles, ma nagu reserveerin nagu selle sõnumi tänaseks õhtuks, et see on nagu liiga selline nagu intiimne lugu, see on nagu selline pruudi ja peigmehe lugu rohkem, et see on niisugune armastuse lugu. Sest et kõik ei ole issandaga sellises armastuse suhtes. Osad inimesed on lihtsalt jahtajad, et paluvad Jumalat, kui on vaja ja Jumal on niisugune hea abiline, aga Jeesus ei ole nagu sellises nagu peigmehe positsioonis. Ja see on nüüd täiesti selge, et kui me mõtleme nagu selle koha pealt, et kui Jeesus valib endale siit maa pealt pruuti, kes siis saab talle olla nõuandjaks? Mitte keegi. Ta ise valib selle, no ütleme isaga koos, keda ta seal tõmbas, ütleme, et ma mõtlen, jumalapoolne asi on selline, et siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, see on täielik selline, noh, ütleme, taevapoolne tegelikult otsus ja valik, et kes on see tallepruut, keda sinna pulma kutsutakse, kelle pärast see pulm tuleb. Seal isegi me võime mõista, et seal pulmas on külalisi ka. Ja kui see, kes on sinna söömaajale ka kutsutud, eks, aga kes on see pruut, kes ütleb, et tule issand. Ja vaata, pruut teab kindlasti, ta teab kindlasti seda, et ta, noh, ütleme, et ta on ju see, kes jah-sõna ütleb. Ja sellepärast on kallid nii, et see, mis me nagu tänasel õhtul oleme tegemas, ma usun sedasi, et see on selline moment, kus tegelikult issand tahab lihtsalt olla selle oma rahvaga, keda ta on kutsunud, keda ta on valinud, keda ta armastab, kellega tal on plaanid ja sellepärast kallid ja me ei saa siin nuriseda midagi selle üle, et ta nagu teist ei kutsu. Et no miks sa siis Eesavit ei kutsu, ka ju tore poiss aga ta teadis ette, et Eesav on ühe supikausi täie eest valmis oma esmasünni maha müüma. Ja milline õnnistus tegelikult oli selles. Ja ta nägi seda, et see ei hooli ju absoluutselt seda õnnistust, mis on tõotatud, pandud sedasi, et ühel esmasündinul on. Ja sellepärast, kallid, meiega on täpselt see sama lugu, et ega meiegi, noh, ütleme, ei ole kuidas ütelda, nagu mingisuguses kehvemas olukorras. Ma teen nüüd lahti, vaatan, kas leian kohe selle Heebrea kirjas selle salmi üles ja vast ikka leian. Ja see on Heebrea 12 ja 23. Vaata, siin on räägitud sellest esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas. Ja Jumala kõigi kohtumõistja juurde, noh, ütleme, lihtsalt rõhutan sedasi, et see on esikpoegade kogudust, noh, kellest on ka siin rõhutatud. Siin on mitu asja, mis seal selle koha peal on räägitud. Aga võtame selle nagu ühe asja. Ja siis see kirja panemine taevas. Ja nüüd ongi nii, et kuidas selle kirja panemisega taevas on, meil on vahest selline tunne, et vaata, kui meie nagu sedasi teeme selle päästepalve, et siis pannakse meid kirja. Kui me piiblit loeme, siis me hakkame seda, see on ka täitsa keeruline lugu ja ma täna väga sügavale ei lähe, sain nagu sellise märguande ka selle koha pealt, et see eluraamatu lugu, et seda võta natuke kergemalt, sellepärast, et ära sellega väga kaugele mine. Jeesus ütleb, vaata Luka 10:20, kui üngrid tulevad tagasi, et nad on rõõmsad, kurjad vaimud lähevad välja, asjad sündisid, nemad olid suured tegijad ja Jeesus ütles, et olge rõõmsad sellepärast, et te nimed on taevas kirjas. Et rõõmustage hoopis selle asja üle. Ja vaata, seda taevaraamatut meie kirjutada ei saa. Ma olen siin vahest näinud sedasi, mõned pastorid on väga, no need on slaavi pastorid, kes nendel vist kuidagi häirib see selline koguduse liikmeks olemine, et see slend, et nendele kõlab sellise teise maiguga, kes sellest asjast aru saab, et sa oled kuskilt sealt slend oled ja nad ei taha absoluutselt nagu sellega tegelda ja no ütlegi Kristuse ihusse oleme seal nagu oleme mingid osad lihuliikmed nagu sellises mõttes ja püüavad kuidagi, no meie oleme, noh, ütleme, et oleme koguduse liikmed. No tõesti on niimoodi, et meil koguduse liikmeks on eelkõige, mille pärast on vaja, et kogudus saaks registreerida. Siin on teatud miinimumarv, kui palju peab üldse inimesi olema koos, et nad saaksid koguduse registreerida, see on Eesti riigi seadustega ja mis meil mõtet sellega vaielda on, eks. Kui on võimalik, teeme need asjad ära, need on olnud erinevad tsaari ajal, Nõukogude ajal, Eesti Vabariigi ajal, praegusel ajal erinevad
korrad ja asjad on kehtinud, no vahet sellega, mis meil on, mismoodi me selle, nagu selle oma organisatsiooni saame teha, et me siin nende jaoks oleksime maailmas mõistetavad. aga nüüd see tähtsam asi, et me nimed oleksid taevas kirjas ja et me sinna kuuluksime ja et millises seisuses me tegelikult issanda ees oleme, vaata, see on nüüd täiesti teistmoodi eraldi lugu. ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna need võime mõelda nii, kuidas ütelda, nii suuri ja sügavaid mõtteid. nüüd selle koha pealt. nüüd Rooma 8:28, olen natuke siin Rooma kirjas veel. Et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. No nii, see on selline tavaline hea salm, mida me nähvame vahest kellelegi kiiresti, kui isegi kellelgi kehvasti läks, et tead, kõik tuleb heaks ja noh, ütleme, kuulutame nagu sellega niisuguse rahu nagu maa peal, et ole ka rahul, et läks, kuidas läks ja igatahes kõik tuleb heaks. No siin on ikkagi tingimused väga tugevad. Siin on niimoodi, et kes Jumalat armastavad, siis kui vaata üle selline inimene, kelle sa selle laksuga ütled, et sulle kõik tuleb heaks. No küsi, kas ikka Jumalat armastad. Kui Jumalat armastad, siis tuleb heaks ja kui sa oled tema kavatsuse kohaselt kutsutud ja no vaata, seda kutset on niimoodi, et kuidas meie seda kindlaks teeme, kas on kutsutud või ei ole kutsutud. Ja sellepärast on see nii, et ka see salm on nii, et tarvita ettevaatlikult selle eriti teistele ütlemiseks. Kui sa ise nagu armastad Jumalat ja sa tead, et issand on sind kutsunud ja oled oma olukorras, siis ma usun, et püha vaim paneb selle salmi sulle tugevalt ja selgelt su silmade ja ütleb, et ole rahul, kõik läheb hästi. Sellepärast, et praegusel hetkel mina kontrollin olukorda ja kõik ongi nii. Ja nüüd loeme edasi, vaata, mis siin on öeldud sedasi. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ka ette ta siis ka määranud saama tema poja näo sarnaseks. Et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Et keda ta on ette ära tundnud ja ette määranud. Ja vaata, see ettemääratuse ja ette äratundmise õpetus, sellega on kraavi ka mindud, sellepärast, et osad ütlevad, et üldse pingutada ei tasu, et vahet ei ole, et Jumal on midagi mõelnud ja küllap see nii läheb, kuidas ta on määranud. Ei, see päris nii ei ole. Kui me alles lugesime, et kes Jumalat armastavad. No kas see on, seda ju teeme tegelikult meie. Jumal seda teab küll juba ette, kas meist saavad Jumala armastajad või ei saa, või oleme hoolimatud Jumala koha pealt, eks. Nii nagu Eesavet ei hoolinud, hiljem silmapisaratega otsis, kui hakkas nägema sedasi, et kuule, see õnnistus kuidagi temast läks nagu mööda. Aga nüüd on see selline lugu, et need, keda issand on ette ära tundnud, keda ta on ette määranud saama tema poja näosarnaseks. Ja siis 30. salm, aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud. Keda ta on kutsunud, neid on ta ka õigeks teinud. Ja keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud või austanud. Ja vaata, kui milline rida, et siin ei ole sedasi, et Paulus lihtsalt ütleb, et see on kohe automaatselt nagu kõigile, et noh, et vaat ei ole, et vaata, kuidas on muudkui Jumal kutsub ja määrab ja armastab ja austab ja ei ole see selliselt. Keda ta on ette näinud, keda ta on määranud poja näo sarnaseks saama, siis nendega see rida läheb edasi. Ja nüüd jätta meelde üks asi veel samamoodi, et see Rooma kirja 8. peatüki lõppsid, ütleme 31-39, nii nagu meil lihtsalt need salmid on ja peatükid on pandud, siis tegelikult on see eelkõige nüüd selle valitud rahva kohta. Selle, kes hakkab sealt, ütleme seal juba 28. salmist pihta, kus on räägitud, et neile, kes Jumalat armastavad ja vaata, siis on räägitud, et mitte miski ei saa neid lahutada Jumala armastusest. Vaata, need ei kummarda tegelikult metsalist, kelle nimed on pandud kirja eluraamatusse. Ilmutuse raamat ütleb väga selgesti, et metsalist ei kummarda need, kelle nimed on eluraamatus kirjas. Teised küll kummardavad. Ja väga, seal on täiesti suur vahe on vahel, ütleme, just selle olemisel, mis on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et näed täna me võime vahest rõõmsasti laulda sellest, mu nimi on seal eluraamatus, eks. Aga ka tähtis on see, et meil oleks see ilmutus ja teadmine, et tõesti see seal on. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me täna ka, kui siin oleme, et me nagu mõistaksime sedasi, et see ei ole üks mitte mingisugune väga selline lihtne asi. Ja sellepärast ongi nii, et ka kui me oleme tänasel õhtul oleme koos, ma usun sedasi, et vaata, kes vanasta viimasel päeval, kui see on lihtsalt niisugune, võiks ütelda, tore päev, et kuidagi lõpetame selle aasta ära ja sööme ja joome, oleme rõõmsad ja ütleme, ja mina ei tea, et pole ammu telekat vaadanud, et kas saab sealt ka mingit jama vaadata, mis aasta lõpus tavaliselt tehakse. Tead, et lihtsalt, et niimoodi paned oma aastale lõpu peale. Või
võtad kätte ja oled valmis, et ma tulen Jumala kotta ja olen üldse valmis veel jutlust kuulama. ja sellepärast, see on nüüd ka sinu asi, et kas üldse kuulad või ei kuula. sellepärast, et ega see, kas sa keskendud selle peale, kas sa soovid seda, see on ka selline samasugune lugu, et see sõltub ju meist endist ka. ja sellepärast ärme laseme mitte millegil tegelikult röövida, sellepärast et usun sedasi, et see tänane õhtu on just sellises mõttes üks hea ja eriline õhtu selle koha pealt, kus issand meiega tegelikult rääkida tahab. ja vaata, see on nii, Paulus eraldas Efesuses ühe grupi, kes uskusid ja läks 8 aastaks Türannase kooli ja õpetas neid. aga need, kes seal üldiselt võtsid seda asja, me ei tegele teiega. Jeesus õpetas teatud aeg sünagoogides ja ühel hetkel ta läks ja jättis need sünagoogid, sest et vaata, kui seal lihtsalt arutati ja õiendati ja vaieldi ja küsiti ja valvati ja käidi järgi, et mida ta teeb või ei tee, Jeesus ei tegelenud nende inimestega, ta tegeles nendega, ta õpetas oma jüngreid, nii nagu siin lugesime, et tähendusõna rääkis ära ja nendele rääkis sedasi ja räägibki sedasi, et no midagi teha ei ole, et osadel on kõrvad on, aga nad ei kuule, osadel silmad on, aga nad ei näe. ja sellepärast ja ta kiidab õndsaks just neid. ja nii kui ennem lugesime, et ta oli vaimustuses, et sa oled valinud need inimesed, need lihtsad inimesed, kellele sa oled ilmutanud neid tõdesid asju ja sellepärast Jeesus oli väga õnnelik nagu selle üle. ta ütleb, et ma ei ole mitte kedagi kaotanud, keda sa mulle oled andnud. ja kui ainult see kadumise poeg seal, ütleme selline, ja seal osad ju tulid, olid suured hulgad ja läksid minema. aga Jeesus ütleb, ma ei ole mitte kedagi kaotanud. ja ta isegi ütleb, et tahate minge ära minna, minge minema. aga ta ütleb, ma ei ole mitte kedagi kaotanud. saate aru? Jeesuse jüngrid ütlevad, ei, kuskil ei lähe. Ja sellepärast, et sul on igavese elusõnad Peetrusega eesotsas. ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on eriline tegelikult, kuidas Jumal meid tunneb ja kuidas ta meid teab ja sellepärast see võib tunduda meile selline, et kuidas see kõik niimoodi võimalik on, et ta niimoodi ette teab, kuidas me elame, aga sellepärast Jumal ongi, et ta tõesti kõike ka teab. ja nii ta on ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal meiega räägib tegelikult, ma ütlen sedasi, ta räägib meiega väga otse juttu. sest et vaata, kui teile on antud mõista, siis on otse jutt. see on selline asi, see ei ole ümber nurga jutt, see ei ole tähendamissõna, see ei ole mõistu. ma vahest loen sedasi, mõtlen, et prohvet Jeremiia räägib rohkem nagu otse, prohvet Jesajat loed, seal on nagu neid võrdumeid või selliseid mõtteid on nagu rohkem, et natukese, jään vahest rohkem nagu mõtlema. aga võtan, loen Jeremiat, ma vaatasin, nii kui paneb otse, tead, tead, nii saad sellest asjast aru, kuidas ta ütles, mis ta mõtles ja sellepärast nii ta on. ja kallid, ma usun, et ma usun, et ka need vahest need asjad, mida ma aru ei saa, nendel hetkedel, kus Jumal tahab avada, ta avab neid ka meile. ja sellepärast, et Jumal on Jumal ja ta sõna ongi meist ju suurem ka. no nii et oluline mõte, mille juures need saime praegusel hetkel olla selle koha pealt, et eriseisus tegelikult meil on. nüüd on nii, et issand on kutsunud, valinud ja järgmine asi ongi see, et issand ehitab kogudust. ja sellepärast ja mitte meie ei ehita kogudust inimestena, vaid issand ehitab kogudust. 25. aastal issand on samamoodi, on kogudust ehitanud, ta on kutsunud inimesi, ta on päästnud inimesi, ta on liitnud koguduse juurde, ta on andnud südamesse nendele inimestele, kes seda sammu on tegemas ja sellepärast issand on tegelikult, on seda tegemas. ja sellepärast on see niimoodi, mõtlesin sellel aastal üsna mitmed sellised noored, kes tegid selle otsuse, kujutan vaimus ette, kui nad on vanad õed ja vennad, 90-sed, istuvad jumalakojas, tulevad ikka veel, tulevad veel 80 aasta pärast, kui Jumal kingib armu, tulevad siia Jumala kotta, tulevad, kiidavad ja ülistavad Jumalat, sellepärast, et vaata, see tegelikkuses nii on, et vaata, sa tuled ja siis ütleme, see on nagu üks Jumala selline eriline alm. Need ei lähe kaduma tegelikult, sellepärast, et mitte miski ei saa tegelikult lahutada Jumala armastusest, kui sa oled nagu sellisel moel oled kutsutud. Sa teed alati tegelikult õige otsuse, et ma ei jäta, mingu kui raskeks tahaks, kui keerulises tahaks, aga ma igal juhul jään ustavaks issandale. ja issand just otsib ja valib selliseid. ja muidugi on alati võimalus tegelikult pöörata selga, nii nagu ütleme, et vaata, kes päästjale tuleb ja teeb selle sammu kogu südamest, kes ei ole lihtsalt hirmutatud Jumala juurde, et kuule, muidu võib põrgu, tead, sa pead, tule nüüd ja palu andeks oma patud ja tead, sa pead armastama tegelikult Jumalat, see on palju tähtsam asi. ja nüüd on, ütleme, et nii, kuidas sa oled armastuses selle, selle sammu teinud, siis järgmine asi on tegelikult on niimoodi, et niisama kapitaalselt sa pead tegelikult sellest asjast ka lahti ütlema. Vahest hirmutatakse meid nagu selliselt, et sa tegid mingit pattu, eksisid ja valetasid ja kukkusid kuskile, nüüd sa lähed
põrgu. ei, see ei ole nii. õige kukub kogu aeg ja 7 korda ta tõuseb jälle püsti. ja sellepärast on see nii, et küsimus on tegelikult on see nagu, ma ei tea, kes pastorid alati ütles, et vaata, et Taavet oli selline, et kui kukkus, siis alati kukkus vähemalt Jumala poole. et kui kukkus, aga Jumala poole, kohe oli jälle Jumala ees meelt parandamas. ja sellepärast on nii, et kuku, aga kuku alati Jumala poole. sellepärast, et kui, ja me ei peagi olema sellised ilmaõiged siin selles maailmas, aga see meie otsus peab olema selline, et vahet ei ole, et igal juhul jään Jumalale ustavaks, armastan teda ja olen selline. ja meie kutsutud ja valitud olemegi niisugused ka, keda teised inimesed ei mõista, noh, tead, nii kui vahest öeldakse, et sektandid on ära rääkinud ja oled ära pööranud ja käid kuskil selle koha peal, sest et nad ei ole saanud seda kutset. ja sellepärast see täpselt on niimoodi, et tal ei ole lihtsalt, sul ei ole seda vippkutset. Neid saavad vähesed. sellepärast, et see on niimoodi, et harva, tead, mul on üks kord elus on siin Võrus olnud, kus ma sain vippkutse, siin on mingid ratsavõistlused olid ja siis Rannatare teisel korrusel või kus me seal saime sealt rõdu pealt ja saime kõik vaadata, kuidas hobused ratsustasid ja lauad olid kaetud ja mis oli 500 krooni oli nähtavasti see pääse sinna sisse veel ja tead, võisid seal istuda üleval olla, ükskord elus mulle anti. Olin selline vipp ka. Ja vähesed on, kes on tegelikult sinna kutsutud, võiks ütelda vipide hulka. Teate, ongi vähe. Jeesuse käest küsitakse, et noh, kas on palju neid, kes pääsevad ja pisut on neid, kes sellest kitsast uksest sisse lähevad. Võrreldes sellega, noh, selle rahvamassiga, mis siin selles maailmas on, taevas on palju rahvast, aga võrreldes sellega on pisut. Ja Jumala sõna ütleb väga selgelt selle koha pealt, et see ei ole enamus, neid on vähe tegelikult, kes tegelikult issandat järgivad. Ja sellepärast see on kitsas tee ja paljud ei viitsi selle peale absoluutselt tulla. ja aga nii, et issand on need meid kutsunud ja olgu see tänane selline sõnum nagu selle koha pealt, see kinnitab meid, et me nagu mõistaksime sedasi, et me kuulume tõesti erilisse kategooriasse. See ei ole meile mitte mingisuguseks nina tõstmiseks, vaid see on hoopis selle koha pealt, et me oskaksime seda hinnata, et mida me omame, et me lihtsalt sellest ilma ei jääks. Nüüd nii, et see Rooma 8:28-39, mis ma lugesin, see ei ole mitte masside jaoks. Kui me seda niimoodi tähele paneme. Täitsa selgelt on räägitud konkreetselt rahvast, kes armastab Jumalat, keda on kutsutud ja siis, keda on ette määratud, keda on nähtud ja siis need asjad on nagu sündimas ja sellepärast, kallid, näe selles Jumala sõnas seda. Vaata nende kutsututega nii, üks mees oli Joona, kes oli Jumala kutsumises, mine kuuluta seal, eks, et mine Ninevesse kuuluta. Ja me näeme sedasi, et vaata need Jumala kutsutuid, Jumal ikka väga, noh, ütleme, kuidas ta saab nad kuidagi kätte, ta tegeleb nendega väga tugevalt. Mis siis, et tahtis minna teisele poole. Tead, viskame laevast välja, mis vales suunas sõidad ja sõidad kalaga teises suunas tagasi. Et noh, et vahet ei ole, et sa võid minna ja sellepärast ühe laevaga läks, aga allveelaevaga läheks tagaseks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, Jumal hoolitseb selle eest, et tegelikult, et sa lähed. Ja me näeme sedasi, et kui sul oli see kutsumine, ei jää see jutlus ka pidamata. Oli Reitsil see kutsumine, et ta pidi, noh, ütleme, minema tänavatele ja kuulutama siin Eestimaal ja proovis neid kirikuksi ka ja presidenti ja kõike ta proovis, eks. Aga see kutsumine oli, ta ei tahtnud minna. No lõpuks ta läks, sest juba rasked asjad käisid perest üle ja andis alla ja läks. Ja vaata, kui kutsumine on, ega selle vastu panna ei saa. Kas Paulus sai vastu panna, räägime Paulusest juba selle nimega, ta ei olnud siis Paulus veel, eks. Aga kui ta seal Damaskuse teel selle issandaga kohtub ja valgus talle paistab ja sealt sellest hetkest ta enam vastu ei pane, kui oled kutsutud ja siis ta ütleb pärast, ma olen ema ihust valitud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see valik, see kutse tegelikult on niimoodi olemas. Prohvet Jeremiah koha pealt öeldakse, et enne, kui ema ihusse said, on juba valitud, on tehtud. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et vaata, see on Jumal tegelikult, kes niimoodi vaatab inimeste peale, kes niimoodi meid tunneb. Ja sellepärast ja kadunud poja lugu, noh, ütleme, see on nagu lugu, mis on jutustatud, eks. Aga samamoodi, tal ei olnud nagu valikut. Ta pidi sellisesse ummikusse jõudma, kus ta tegelikult on igal juhul isa juurde tagasi tulemas. Ja sellepärast on see nii. Ja see on ka kuningatega niimoodi. Nebukadnessar, eks, võetakse mõistus ära. Kuniks hakkad Jumalat austama. Ja sellepärast on see nii, et kallid, keda Jumal on plaaninud oma plaanides, Jumal oli plaaninud, et ta tarvitab Nebukadnessarit ja oma plaanides. Ja sellepärast oli nii, et kui ta vahepeal ei austanud Jumalat, no siis oled ilma mõistuseta, oled kui loom vahepeal. Aga kui hakkad mind austama, saad veel suurema au ja saad oma positsiooni ja kohta saad tagasi. Nii et sellepärast ma usun sedasi, et kui praegu neid selliseid mõtteid mõtleme, et siis see on selline, noh, aukartust äratav, et Jumal on meist ette teadnud. See annab ühe sellise lootuse, et sa jõuad ju võidule. Et mitte miski ei saa lahutada sind.
et kui ta on juba kutsunud, eks, ta on sinust selle hea töö alustanud, ta viib selle lõpule. ja sellest meil ei ole vaja vaadata teiste peale, kes löövad käega ja kes lahkuvad ära Jumala juurest ja mitte see ei ole tegelikult nagu mingisugune selline näitaja. ja mul on hea meel, isegi just sellel aastal, miks suuremad rõõmud võiks ütelda selle aasta lõpus, kui kuulsin, et Osianna siin, ütleme neid endisi inimesi, kes vahepeal on eemale jäänud ja kes on jälle tegelikult, et kuule, et on jälle koguduses käimas. no kiitus Jumalale, vahepeal on aastakümned läinud tegelikult, kus on eemal oldud ja nagu on asi valesti, aga vaata, kui see kutsumine on, sa ei pääse. Sa tuled tagasi kui üks kadunud poeg, sul ei ole mitte mingisugust varianti, sest sa oled see kutsutud, sa oled see valitud, sind on taevas vaja, sul on kohtu määratud sinna ja ta on ette määranud, ta on ette sind juba määranud selleks, et sa saad Jumala poja näo sarnaseks ja sellepärast Jumal oma plaane tegelikult nii kergelt ei jäta. Nüüd Salomoni koha pealt on esimese ajaraamatu 28:9 on üks selline tõsine ütlemine, isa hoiatab oma poega Salomoni ja esimene ajaraamat 28 ja seal, katsume see kohe üles leida, natuke läheb aega, ja sealt ütleb sedasi, et kui sa jätad, eks, 9. salm, ja sina, mu poeg Salomon, õpi tundma oma isa Jumalat, teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest issand uurib läbi kõik südamed ja mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid. kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks. no ütleme, väga tõsine tegelikult hoiatus. palju head oli lubatud, et kui sa otsid, leiad ja Jumala õnnistus ja need kõik on. ja me näeme muidugi selle Salomoni elus see lõpupoolne asi ja kurb lugu küll, kui sa pöördud tegelikult ebajumalate poole ja lihtsalt oma naiste tahtmisel oled neid altareid seal ehitamas ja tegemas ja tegeled sellise asjaga, aga me näeme selliselt, et et kui ütleme, tähtis on see, et see kutse, mis on, ta oli valitud tegelikult, et Iisraeli kuningaks, ta oli valitud selleks, et templit ehitada, ta oli valitud, et ta on kõikidest kuningatest aulisem, mis iganes sellel ajal on ja targem ja rikkam ja kõik ta nagu sellises positsioonis on. aga isa hoiatab, ütleb, et kui sa ta maha jätad ja vaata, ja nigu ta jättis maha, Jumal hakkas vaenlasi tõstma. ja sellepärast ma täna ei aruta selles, et kas Salomon pääses oma hingega või mitte, see ei ole minu teema tänasel hetkel. aga me näeme sedasi, et vaata, see kaotuse moment on tegelikult selle koha pealt, sest et Jumal on see, kes lõpuks armu annab igale inimesele ja ta näeb meie südame mõtteid igas olukorras, kus me oleme. ja nii, et selline lugu. nüüd ütleme, et Abram ja Saara, võtame järgmised sellised vägevad kutsutud. Abram kutsutakse, Saara, tema naine, lähevad tõotatud maale, nagu Jumala plaanidesse oli. Nende plaan oli selline Jumala poolt, et nad lihtsalt liiguvad, käivad, panevad seal oma telkisid üles, ehitavad altareid ja teenivad niimoodi Jumalat ja valmistavad seda rahva tulevikku ette ja ootavad seda tõotuste poega Iisakit. ja vaata, ja olgugi, et nad tegid tegelikult vigu, et tegid, ütleme sellise, lahendused, mis tuli seal Aagerist, et tuli see Ismael ja, aga Jumal ei jäta, ütleb, et ei, tuleb minu plaani järgi, Saaras sünnib, mis siis, et vana, aga Saaras sünnib ja sellepärast ja sünnib see poiss, kellele panete nimeks Iisak ja et minu plaan läheb täide. ja sellepärast vaata, see on see Jumala valik. ta ütleb, mina ajan selle asja niimoodi korda, et siin mingisugust muutust ei tule, mitte mingisugust asendust ei tule. ja sellepärast on kallid, on see niimoodi, et ütleme, et põhimõtteliselt võib ikkagi nii ütelda sedasi, et kui sind on plaanitud, ütleme, sinna pruudiseisusesse, siis sind mitte keegi tegelikult asendada ei saa. sellepärast, et vaata, see ongi niimoodi, et Jumala plaanis, sa võid selle koha nagu kaotada ja ja me mõtleme, et saab pulmakoda rahvast täis ja ütleme, et kõik tooge tänavalt neid igasuguseid sisse ja see on nagu teine teema, see ei ole pruuti ei otsita tänavalt, et veel on tühja kohti. see ei ole pruudist jutt pulmas. saate aru, see mingi pruut ei ole selline, et vaatame, et kas tänavalt veel kedagi leiame, tead. mind on ka ükskord tõstetud pulma niimoodi, et kõndisin mööda tänavat, Jessen Tukis ja lihtsalt läksin sõduri vormis, kõnnin ja äkki haarati sülle, tõsteti värava vahelt sisse ja seal taga olid pulmalauad kaetud ja ütlesid, tule sööma. Aga ei olnud ma seal peigmes ja minul polnud seal midagi rohkemat pistmist, anti üks kõhutäis mulle ja oli see kogu lugu. Ja sellepärast on see nii, et kallid, kes me täna siin oleme, ma räägin nendest, kes on nagu selliselt päriselt selle Jumala kutsega. ja nii ta on. nüüd Johannese evangeeliumist näiteks võiks lugeda 15 salm ja 15 peatükk ja 16 salm. Johannese 15, 16 ja 19 salm ka. sest et siin on ka väga selgelt seda kutsumist väljendatud, et kes see kutsuja on. 15, 16. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid
ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, et te vili jääks. Ja mida te iganes palute, siis isalt, seda ta annab teile minu nimel. Ja vaata, kallid, ja noh, ma ütlen, ma täna selle palveteema juurde ka, see on omaette komplekt, ma need salmid ajasin endale kokku. Et noh, et mida iganes palud, seda muudkui saad. Seal on ka jälle tervesed tingimuste rida. Kui hakkad siit lugema sedasi, et noh, et siinsamas, kus siin on niimoodi, et noh, ütleme, 7. salm siit samast ühe palvesalmi me võtame. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Jääte minusse, minu sõnad jäävad teisse, noh, oled ikka issandas väga, või lihtsalt tuled küsima, et äkki saab. Ja ei, aga siin on nii, et kui sa oled ja kui sa jääd ja kui sõnad ja ütleme, ja see on selline ikkagi täiesti eriline lugu ja mis siit veel võiks ütelda, siis 19. salm olen ka märkinud, eks. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, sellepärast maailm vihkab teid. Ja sellest on ka ära tunda. Et isegi see nagu selline negatiivne asi, et me ei ole päris tegelikult maailmas nagu vastu võetud, me ei ole nagu päris oodatud. Noh, ütleme, et nad vahest nagu tahavad meiega, nad tahaksid midagi, no ütleme, kristlastega on niimoodi ka, et noh, tahetakse vahest, et ka nagu kristlaste hääli saada ja siis katsutakse, ütleme siin, kui see poliitiline värk on, et tule ole meiega. Ma mäletan, et ühe partei koosolekul mind kutsuti Kube hotellis, no selline niisugune pidulik koosolek, kõik õhtusöök ja selline noh, jälle nagu vipid hulgas seal olid, selle erakonna kõik need vipid olid seal koos ja tead, oled seal, et tule, ma tahaks ainult tulla. Ma mäletan, et olin oma kristliku partei rahva hulgas, seal oli nagu ikka ühel jumalateenistusel, laulsime ülistust ja tegime palveid ja siis rääkisime asjadest ja meil oli nagu ikka üks jumalateenistus oli. Ja nii läksime nendele valimistele, aga seal oli hoopis teine õhkkond. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me ei sobi tegelikult nendesse paikadesse, sellepärast, et me ei ole maailmast aga see maailm armastab meid, kuidas ütelda, ta armastab meid lihtsalt selle koha pealt niimoodi, et noh, et midagi sinu kaudu saada. Ühe teise erakonnaga oli niimoodi, kui neid erakondasid rääkida, kandideerisime siin kristlastega koos ühe erakonnaga siin Võrus ja mina juhtumisi sain kõige rohkem hääli selles nimekirjas. Ja siis oli nendel igavene lops, et mis nüüd teha. Siis mulle toodi selle erakonna esimehe tänukiri, ise olid suud naeru täis, et nad toovad mulle, et aitäh sulle nende häälte eest, mida sa tegid, aga lükati mind täielikult kõrvale. Ja ise ütles, et nüüd me hakkame ise asju ajama, aga aitäh sulle nende häälte eest, et sa siin oma kristlastega natukese siin ka olid. No hiljem see asi pöördus ja ma sain veel tagasi ka aasta pärast. Aga kallid, see on see maailma armastus. See on selline armastus, et see ei ole mitte tõeline armastus. Ja selles mõtlen, Eesti riik ei tohi lasta ennast petta. Ära tuleb tunda tegelikult tõeline armastus. Ja vaata, see tõeline armastus ei ole meelitav. Kes sind meelitab, ma ütlen, see ei armasta sind. Ja kallis Eesti riik ja juhid praegusel hetkel, kes sind meelitab, ma ütlen sulle julgelt sedasi, need ei armasta sind. Keda sa kardad, see võib sind pigemini armastada rohkem. Sellepärast, et see on hoopis tagurpidi need asjad on. Sest et sellepärast, et kallid, Jumal on selline Jumal, kes tegelikult on niimoodi, kas Jumal meid meelitab? Ei, ta ei meelita meid. Ta kutsub küll, ta valib ja sellepärast, aga ta ei tegele mitte mingisuguse meelitab. Me oleme ise teinud kristlastena viga. Tule, sul ei ole mitte mingisuguseid probleeme elus, kui tuled Kristuse juurde. Puha vale jutt. Saad palju probleeme. Terve saatana riigiga sõdimise saad endale. Ja sellepärast, kui sa oled seal selles maailmas, see saatana riik sind ei puutu absoluutselt, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, aga see on nagu meil on selline mõte, et noh, me teeme nagu selle nii toredaks, et ei see parem on niimoodi, et ärme valetame, räägime issanda sõna. Tuled, võtad oma risti, hakkad issanda tahet täitma, kas see alati sinu tahe ja jumala tahe kokku läheb, sageli see ei lähe, sa pead oma elus korrektuure tegema, sa pead valikuid tegema, sa küsid issanda käest vahest teatud asjad, kus sa elad või kellega sa abiellud ja kus sa tööle lähed ja saad sellised juhtimisi, mis sulle võib-olla ei meeldi ja sellepärast on see selline lugu ja et peame sellega arvestama, et Jumal on targem, aga see kõik tegelikult tuleb sulle õnnistuseks, kui sa issandale jääd ustavaks ja usaldad teda. Nii et niimoodi on. Nii et Peigmees valib pruudi, kas või siin neid teie ei ole mind valinud, et mina olen teid valinud, nagu Johannese 15. lugesime praegusel hetkel. Ja nii, et ja see on jätkuvalt tegelikult selline. Ja sellepärast ma ütlen sedasi, Jeesus abiellub teadlikult.
tal ei ole, et noh, et nagu seal Hiiumaa tüdrukuga oli sedasi, et mul isa ikka rääkis sedasi, et ühe tüdruku juurde üks mees tuleb kossi ja tead, ja siis see ütleb, et kuule, tule mul naiseks. No ta ütleb, noh, sa pead rutus olema, et mul üks teine tahtja ka, tead. Noh, tead, no vahet ei ole, kes võtab või teate, selline asi. Kallid, Jeesus ei võta niimoodi, kui ta on sind kutsunud, ta teab, et ta armastab sind. Ta armastab sind igavese armastusega, oled sa mees või naine, kui ta on selle kutse sulle tegelikult teinud, siis see on väga tegelikult teadlik asi. Ja sellepärast, ja vaata niimoodi, et me näeme sedasi, et kui seal on niimoodi, et kui Peetrus langes, siis on öeldud sedasi, vaata, Jeesus vaatas tegelikult oma pruudi poole, võiks ütelda sellel hetkel. Ja Peetrus nuttis kibedasti pärast seda, sest et vaata see silmside tegelikult käib. Sellepärast, et vaata, see on selline, ta sai järgmisel hetkel aru, et ma praegu reetsin oma issanda, kellele ma tõotasin, et ma seda mitte kunagi ei tee, tead, eks. Ja juhtus nii. Aga vaata, Peetrust ei üljatud absoluutselt ei üljatud, sest ta oli kutsutud, teda taastati pärast seda langemist. Sellepärast, et see, kuidas Jeesus taastab teda selle 3 küsimisega, et kas armastad mind, see oli puhas taastamine, et Peetruse hing saaks nii taastatud, et ta täiesti julgelt ja kindlalt tegelikult tunneks edasi, et ta on armastatud ja talle antakse ülesanded ja teda usaldatakse, sest järgmise hetkel hakatakse lambaid ja tallekesi talle tegelikult usaldama. Ja sellepärast nii ta on. Ja osade peale Jeesus vaatas kurvastusega. Ja sellepärast on see nii, et me ütleme, Peetrus sai kurvaks, noh, ütleme seal, kui Jeesus ta peale vaatas, et tal tuli nagu see meelde, tead, mis tegin praegusel hetkel, eks, ja kukk ka laulis ju, eks. Aga kui see rikas noormees lahkub, siis tegelikult Jeesus vaatab kurvastusega. Sest see oli tegelikult, noh, nagu karjased siin on mõned, kes kuulutavad, räägivad, ütlevad, et see oli kindlasti see Juuda asemele plaanitud mees. Sest need 12 said kutse, Juudas andis koha ära ja ainult see rikas noormees sai nii otsese kutse veel. Ja sellepärast oli see 12, no pärast visati liisku, see 12 koht täideti. Ja see, et see 12 apostli nimed seal uues Jeruusalemmas kirjas olid, vaata see nimede kirja panemine oli nagu nende hetkede taga. Aga vaata sellel hetkel oli niimoodi, et see rikas noormees jäi meil üheks nimetuks meheks, sellepärast, et vaata see nimi polnudki enam tähtis, sest et ta ei võtnud seda kutset vastu. Nii et nii ta on. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et täna võime kinnitada teid siin ühes koos ja ennast ka siin kinnitan, et lihtsalt, et see kutse on tegelikult selline garantii meile, et no millest me võime nagu rõõmu tunda, et see on nii Jumala kavatsus ja tema äratundmine ja määramine ja õigeks tegemine ja austamine ja kõik, mis meile tegelikult nagu selle kaudu osaks saab. Ja sellepärast kallid ja mõtlen, lugu on selline, et noh, reeglina on niimoodi, et ütleme, et selle taeva koha pealt on niimoodi, et meie oleme tegelikult, vaata, Jumal valib meid, mitte meie ei vali Jeesust endale peigmeheks. Ja sellepärast on see niimoodi, et noh, see on loomulik tegelikult siin selles maailmas ka nagu ikkagi, et peigmees teeb ettepaneku pruudile. Ja sellepärast, ja nüüd ütleme, taevas need asjad sassis ei ole, ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, mitte kõik ei saa seda kutset. Ja sellepärast ongi niimoodi, et sa saa sellest aru, et noh, et kutsutud on paljud, vähesed on, nagu võiks ütelda, need valitud. Ja meil ei ole mõtet tegelikult üksteise peale vahtida, et kes viitsib, kui sina oled kutse saanud, siis sina jookse järgi oma issandal ja jää talle ustavaks. Ja vaata, need on, ütleme, need pruudid on kohe valmis. Ma ütlen sedasi, täna näed, tuleb see lugu jälle meelde nagu sellest Rebekast. No Rebeka seal sünnitab seal Jakob ja Eesav, eks, aga Rebeka lugu ise, vaata, see on nii tähenduslik lugu, et Rebeka lugu 1. Moosese 24. Ja no ütleme, Abraham on vana ja saadab siis oma sulased, mine otsida pojale Iisakile naist ja siis noh, ütleme, et ma ei hakka palju seda lugema, aga loen siit salmid 56 kuni 58 24. peatükist. Ja nüüd on sellised, kuid tema ütles neile, ärge mind viivitage, sest issand on lasknud mu teekonna korda minna. Saatke mind teele, et ma saaksin minna oma isanda juurde. No see sulane ütleb sedasi, et tema tahtis nüüd, kui juba oli pruut teada, ütles, et kuule, et nüüd on nii, et pruudiga minema hakata, et mis siin enam oodata, et asi on selge. Aga noh, seal taheti viivitada, et kus sa seda tüdrukut kohe ära lased aga siis nad ütlesid, et me kutsume tütarlapse ja küsime tema suust. Ja nad kutsusid Rebekka ning küsisid temalt, kas sa tahad minna koos selle mehega? Ja ta vastas, ma lähen. Vaata, see on pruudi valmisolek. See on pruudi valmisolek. Aga kus sa tead niimoodi valmis olla?
kus sa tead niimoodi valmis, pole seda Iisakit näinudki, no lihtsalt saadeti seda kuldakarda sinna natuke talle ja nägi neid kaamleid, said kokku lugeda, et kuule, ikkagi vist rikas peigmees enam-vähem. ja noh, et tasub võib-olla minna sinna. aga me näeme sedasi, et vaata, see valmisolek on selline ja meie issand on samasugune. me pole teda näinud, aga me oleme valmis. me teeme selle otsuse, et jah, me oleme valmis ja me teeme selle oma otsuse ja see ei ole, kuidas ütelda, see, ma usun sedasi, et valdavalt ei ole see mitte mingisugune asja venimine sellises mõttes ja vaid, et see arusaamine, teadmine tegelikult meil on kohe ja sellepärast see tahtmine on kohe. millal me nagu selle avalikuks selle sammu teeme, tead noh, mu isa näiteks, et on seal mingi, mis vanusest oli kunagi, pea oli tal lõhki, oli seal Jausa rannas oli ristimine ja vaatab seda rahvast sealt kuskilt puuriitade vahelt, endal käterätikuga pea kinni seotud, ise südames, ma tahan selle rahva hulgas olla, kes seal valgetes riietes ennast ristida lasevad. eks noh, on 12-aastane, kus ta on seal kuulirahe all, issand räägib, et kuule, tead, sa ei sure, tead, mul on sind veel tarvis. tead, 15-aastane, kui ta päästmisele tuleb, et see kõik tegelikult on see selline, aga see on teada sulle ennem. tegelikult sa tead sedasi ja sellepärast on kallid niimoodi, need kutsutud ja valitud, need on siin titest peale, nendega midagi on teistmoodi. sellepärast, et vaata, siin on lihtsalt, jumal teab sedasi, et kellega ta kuidas tegeleb ja millal ta jälle midagi nagu ütleb ja sellepärast, kallid, see on võimas tegelikult, et näed, täna võime nii tõsiseid asju tegelikult nagu mõelda. ja siis on niimoodi, noh, ütleme, et ütleme, et islamimaad teevad niisugust, noh, ütleme, meile mõistmatud asju, et nendel on need lapspruudid. et noh, mingisugune 30-40-aastane mees, mingi alaealisega abielu, täitsa pulmad tehakse, jandid käivad ja siis on, noh, muidugi on täiesti halbasid lugusid ka. Ühe islami naise tunnistust rääkisingi, tema tuli nagu päästmisele, kui ta nägi kõiki neid asju ja siis teda see ka väga häiris ja noh, kus seal mõne lapse elu väga halvasti lõppes selle tõttu. Aga vaata, meie issand ei ole mitte selline. Tuled sa mis vanuses siin kihratud saad, vahet ei ole, oled sa laps või oled sa täiseal või pooles elus või tead, me jumal liiga ei tee. ja sellepärast vaata, see on puhas ja ilus suhe tegelikult, mida jumal on tegelikult loomas. ja sellepärast on nii, et vaata, Efesuse kirjast täna võtame veel, ma ütlesin, niisugune intiimsem värk täna on, et selle rahvaga, kes me täna oleme, et kellega me oleme, võime lugeda selliseid kohti. ja see on Efesuse 5. peatükist, kus Paulus räägib, noh, ütleme, räägib abielust ja räägib Kristusest ja kogudusest. ja sellepärast, kallid, abielu ja Kristus ja kogudus on räägitud läbisegi. ja sellepärast need on nii pühad asjad, et noh, need lähevad niimoodi kokku. et siin ei ole mitte mingisugust et ei sobi nagu rääkida nendest asjadest, et abielud on sellised ja nii kui siin ütlevad, et ikka jõuluajal kõik siin Eesti mehed ka, et muidu peksavad oma naisi ja tead, ja püütakse seda kuvandit luua ja noh, ütleme, siin rumalusi räägitakse, tegelikult Jumal on plaaninud. Et tegelikult õnnistus ja ilu on tegelikult just ka abieludes. ja nüüd on nii, et võtame 5. peatüki ja 21. salmist hakkame vaatama. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses. No see on nüüd mehe ja naise vaheline suhe ja no võtame kogu aeg sedasi. Kui nüüd Kristus on meie peigmees, siis on niimoodi, et me alistume talle. ja sellepärast, kallid, vaata, see on, kui me tahame saatanat võita, tuleb alistuda Jumalale. see on punkt üks asi. see on, ja siis tuleb ühesõnaga, siis tuleb saatanale vastu panna ja siis ta põgeneb meie juurest. aga see Jumalale alistumine, no see on niisugune punkt üks asi. Alistumine tundub meile selline, et no kuule, kuidas sa alistuda tahad. no aga näed, issandale tasub igal juhul alistuda. Naised oma meestele otse kui issandale. nüüd abielu koha pealt on see selline, et osa maailma naerab seda värki, tead, kui noh, et kui imelikku ja rumalat asja. selles ei ole mitte midagi rumalat, see on kõige selgem ja parem Jumala plaan, mis olla saab ja nii ta on. Sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, noh, ma mõtlen sedasi, et kui on nüüd üks tõeline peigmees, siis ta oma pruudile liiga ei tee. Kas ta on verinoorelt võetud või kuidas iganes, siis sa vähemalt sa tead, et kuidas sa suhtud, kui sa seda armastad. Kui sul on himu, siis sa lõhud ta ära. Aga kui sul on armastus, siis sa teda ära ei lõhu. ja sellepärast on see niimoodi, et nii nagu Kristus armastab siis kogudust ja nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. ja sellepärast on, siin on, täna me jõua need abieluteemasid kõike läbi võtta. mehed, armastage oma naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja on loovutanud iseenese tema eest. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata see peigmees, kellest me täna räägime, ta on ju enne
iseennast loovutanud oma elu, et meid oma verega osta, et meid lunastada, et meid päästa. See on täiesti kindel, et noh, et ta ei ole lihtsalt meile mingeid kuldrõngaid toonud, et ümber kätte panna, et mingeid võrusid oleks. Ei, ta on meid päriselt ostnud täiesti tükis täiega, lunastanud. Me kuulume tegelikult talle, võiks ütelda, et me oleme täielikult nagu tema omad. Ja mida ta siis tegema hakkab? Et teda pühitseda. No kuidas pühaks saada? Las issand teeb pühaks. Täna on ka sedasi, et oleme siin Jumala kojas. Ja vaata, see on see, selle vees pesemisega nagu selle sõna läbi. Võtame nagu järjest siin, et peame meeles, mis siin Efesuse kirjas öeldus. Jeesus on meile peaks. Ta on meie päästja. Armastab, on räägitud, et ta armastab meid. Ta on iseenese loovutanud meie eest. Ta peseb meid tänasel õhtul ka lihtsalt oma sõnaga. Et vaata, kui mingisugused, ütleme, arusaamatused nagu kas või selles variandis olid, siis praegusel hetkel võib juhtuda sedasi, et mõni asi läheb nagu oma koha peale. Selles kutsumises, selles valimises, selles pruudiseisuses, mida me omame, ja lihtsalt Jumal teeb meie juures tööd. Peseb oma sõnaga, just selle reemaga ka, mis on siin öeldud sedasi. Ja mismoodi veel teha? Et kogudust iseendate seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki, kortsu ega muud selle sõnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Et ei oleks plekki ja ei oleks kortsus, triigib, teeb seda täiesti ja siin on öeldud sedasi ja muu selle sarnane. Et ütleme, et sinna kuulub veel palju rohkem, mida siin Paulus suudab praegusel hetkel ütelda. Ta tegeleb, ütleme, väga täiuslikult tegelikult selle oma pruudi valmistamisega. Et ta oleks püha ja ta oleks laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu oma enesihu, kes oma naist armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenesihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab, nii nagu Kristus kogudust. Ja sellepärast kallid, issand toidab ja hellitab. Mõtlesin tegelikult oma terve elu peale. Mõtlesin, et Jumal, sa oled ju tegelikult meid toitnud ja hellitanud läbi elu. Lapsepõlvest peale. Mõtle, vahet ei ole, mis eluetappi, mõtlen, Jumal, oled hellitanud mind. Sa oled hellitanud, sa hellitad praegusel hetkel mind ja sa oled hellitanud mind lapsepõlvest saadik erinevates kohtades. Oled Vene sõjaväes või oled kuskil töökohtades või vahet ei ole, kus kohta su elu viib või kooli või kohta. Sa hellitad mind, kui lihtsalt vaatad sedasi, Jumal, sa oled kogu aeg mind hellitanud. Ja sellepärast on see niimoodi, et issand armastab ja ta tegelikult on niimoodi, ta toidab, ta hellitab ja siis ja see vägev ütlemine veel ka, et seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Ja see saladus on suur, ma räägin Kristusest ja kogudusest. Teate, issand hoiab meie poole. See on ju võimas mõelda sedasi, et meil ei saa kahtlustki olla. Tema hoiab meie poole. Tal on see täiesti loomuomane, kuule, ta on pruut, ta valvab sedasi. Või täna me ei rääkinud nagu sellest pojaseisusest. See on samamoodi tegelikult, isa ja poja armastus oli, ütleme, piiblis on väga selgelt ja suurelt räägitud. Ja sellepärast, kallid, me oleme täna tegelikult vaata sellist issandat tegelikult teenimas ja need ilusad pildid, ütleme, mida oleme näinud. Ja vaata, siis on, et ilmutuse raamat ütleb sedasi, et seal lõpuks ütleb, et pruut ütleb, et tule. Ja vaata, et vaim ja pruut ütlevad, et tule. Ja vaata, siin on veel üks niisugune, ütleme, et selline koht, et kas me oleme niimoodi tegelikult issandat ootamas, et ütleme, et tule issand tegelikult. Ja sellepärast on, ma usun sedasi, et vaata, pruut, ma ütlen, et ma ei saa nendest aru, kes kaua ise omal tahtel viivitavad, kui see võimalik on abielu ära, ütleme, pulmad ära teha, et ma ei saa aru, et aastaid vahest mõned mõtlevad, mul jaoks on see arusaamatu. See on niimoodi, et 3 kuud maksimaalselt aitab sul küld, et enam-vähem asjad selgeks saada, et mida sa tegema pead. Aga siin on niimoodi, et vaata, see pruut ütleb, et tegelikult tuleb, ei ütle sedasi, et kuule, ma tahan veel palvetada ja mõelda, ta ütleb, ei, tule. Sest et ma saan aru sedasi, et kuule, ma olen su oma, sina tegelikult valmistad mind, sina triigid mu kortsud ka kõik välja, tead, ja sina hellitad mind, mida mul on siin viivitada selle koha pealt, ma lihtsalt ütlen, et tule ja sellepärast tule, issand, aamen. Nii et tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et võime seda aastat niimoodi lõpetada, et lihtsalt kogeda ja näha su armastust, mida oleme lugenud su sõnast, aga tänu sulle, isa, ma usun sedasi, et sa praegusel hetkel avad nagu me silmad nägema ka. Seda hellitamist, mis on meile osaks saanud, kui me oleme päästetud saanud eriti, kui me oleme sinu omad. Ja isegi ennem juba, sa varjasid ja kaitsesid siis ka, kui me olime isegi sinust eemal. Isa, me täname sind, et kui sa me silmi hakkad tegelikult avama, siis me näeme seda kutsumist, seda valikut, seda, mida sina, Jumal, tegelikult oled armastuses meie suunal teinud ja mida sa oled tegemas. Ja isa, me täname sind, et sa
oled meid ette määranud, sa oled kutsunud, sa oled ära tundnud meid ja sa valmistad meid, et me saaksime poja näo sarnaseks, sa austad meid. Sa oled meid õigeks tegemas ja sellepärast, issand, me täname sind, et see kõik, kus on meie vead ja puudused, me täname sind, Jeesus, et see, kuidas sina meid oled õigeks teinud, selles õiguses me tegelikult oleme õiged. Meie oma õigus on kui mingisugused määrdunud räbalad, mis mitte kuskile ei kõlba, aga me täname sind, et sa oled meile pannud kõige kallima kuue ja kingad jalga ja sõrmuse sõrma ja me täname sind, issand, et me võime olla sinu omad. issand, tänu sulle, et me võime täna seda aastat niimoodi lõpetada ja nõnda just uude aastasse astuda, et sa oled uuel aastal täpselt seesama. sa kiituse tänu sulle, tule, issand, me ootame sind, aga me täname sind, issand, et sa tuled õigel ajal, kui see pruut on üldiselt valmis ja sellepärast, issand, me täname sind su pika meele eest ka, et sa oled seda valmistustööd tegemas ka meie juures. Amen.